Nii, tere head otselülituse jälgijad, et praegu minu kõrval on siin erakonna liige Elar Niglas, kes on ühtlasi ka Türi abivallavanem ja sai äsja valitud erakonna juhatusse. Palju õnne sulle! Aitäh! Et mis plaanidega sa juhatusse lähed? Ma lähen ikka töiste plaanidega, et ma näen, et erakonnal on palju tööd ees seoses tulevate valimistega ja tegelikult ka meie poliitiliste eesmärkide eest võitlemisega. Et ma tulen ise Kesk-Eestist, näen seda, et inimesed ootavad meie edu, nad ootavad ja panevad väga suure panuse meie tegevusele, et me seisaksime tervemõistusliku energiapoliitika eest, regionaalpoliitika eest, rahvastikupoliitika eest ja mina olen valmis oma panuse andma ja mul on hea meel tõesti, et juhatus, kelle täna kongress valis ja kellele kongress mandaadi andis, on tõesti väga tugev ja eeskujulik, kes suudab EKRE viia valimistele ja teha selle hea tulemuse. Sa oled ka, eks ole, siis abivallavanem, et mis on kohalikul tasandil kõige suuremad probleemid praegu Eestis? Me näeme ikkagi üldiselt sellist regionaalpoliitilisi probleeme või siis täpsemalt isegi seda, et riigil puudub regionaalpoliitika. Et ääremaastumine, maaelu, hääbumine, need on asjad, mille eest meie peame seisma, et edendada maaelu, edendada võimalust elada kõikjal Eestis ja saada seal kvaliteetseid teenuseid, et omavalitsuste rahastamine, ka haridusvõrgu üleval hoidmine, väikekoolide üleval hoidmine, kõik on need küsimused, kus kohalik omavalitsus võib väga palju ära teha, aga samas võib olla ka Vabariigi Valitsuse tegevus või tegemata jätmine väga suureks takistuseks meie eesmärkide saavutamisel, nii et need on kindlasti teemad, millega me igapäevaselt tegeleme ja kus me ka loodame, et kui valitsus ühel hetkel peaks muutuma, kui sinna peaksid saama päriselt rahvuskonservatiivsed jõud, siis me tegelikult saaksime ka riigi tasandil teha sellist poliitikat, mis toetaks meid kohalikul tasandil. Et kas ütleksid nagu lõppu sellise natuke positiivsemaga noodi, et oma eakaaslastele, et miks nad näite võiksid meie erakonnaga liituda? Sellepärast, et EKRE on see erakond, mis teeb asjad ära. Et me näeme väga palju pooside võtmist, me näeme väga palju seisukohtade võtmist suurte poliitikute poolt, aga EKRE teeb asjad ära ja seda ehe tõestus sellest oli see periood, kus EKRE oli valitsuses. Nii et kõikidele noortele ja kõikidele, kes täna poliitikasse tunnevad, et on valmis ise astuma või kaasa aitama, siis vaadake, lugege uusi uudiseid, vaadake meie meediakanaleid, mida meie poliitikud ütlevad ja tulge meie sekka, me võtame kõik vastu, me näitame, et teistmoodi on võimalik, et positiivne alternatiiv, et rahvuskonservatiivne alternatiiv Eestis on võimalik. Suur tänu sulle, Elar, ja mul on äärmiselt hea meel siit see otselülitus nii positiivselt lõpetada.